No 2 Eesti kõige seksikamat inimest aastal 2025. Sina pühendasid selle üle 40-aastastele naistele, ka sinul on vanus 40+, et mis tunnetega tegelikult selles vanuses mingis mõttes selle vastu võtate, et kas see tundub ka nagu, et see on tegelikult nagu noorte pärusmaa ja see seksikuse värk või kuidas on? Vastupidi ju. Jaa, miks see noorte pärusmaa peaks olema? Neil on lühemad kleidid enamasti. Aga kas kleidi pikkusest sõltub seksikus? No vot, kunagi räägiti niimoodi, et väga seksikas kleit on väga lühike kleit, et vaielge vastu ju. See oli 98-ndal nii. Jaa, ajad on muutunud ja inimesed on vanemaks läinud ja tegelikult läinud veel seksikamaks, et siis prooviti võib-olla aimata selle 98-ndal, mis võiks olla seksikas, aga ma arvan, et ka see latt on kogu aeg tõusnud ja jõudnud täpselt siia 40-ndatesse, kus meie oleme. Ja hoidke alt, kui me 60-sed oleme. Sa raisk, kus siis hakkab seksikust pritsima. No aga mis on seksikas? Mis tegelikult on, kes või mis on seksikas? Kui 3 lühikese sõnaga peaks iseloomustama, mis sinu jaoks, Priit, on seksikas või kes? Ma vastaks Andrus Vaarikult laenatud sõnadega, kes on tsiteerinud Astrid Lindgreni ja öelnud, et tütarlapse suurimaks vooruseks on tagasihoidlik natuur ja läbipaistev kleidike. Ja mina vastaks Andrus Vaarikult laenatud sõnadega, et noorus on kingitus, vanadus on saavutus. No vanate kumbki ei ole, selles me võime kõik kokku leppida. Enne kui te teada saite, et teie need tiitlid pälvite, kas oli nagu mõte, et issand jumal, palun teeme nii, et mina seda auhinda küll nüüd ei saaks, sest tegelikult on natuke nagu naljakas ka võib-olla kodus lastele või kellelegi selgitada, et kes ja mis ma nüüd selle tiitliga olen? Keerukas on küll natukene selgitada, ma arvan, kui me räägime lastest, aga ei, kui see teatavaks tuli, et ma seal nomineeritud olen, siis... Kohe palju ilusamaks. Siis see asi läks nagu kuidagi, ma pigem ütleks mööda, ma rohkem ei tegelenud sellega kuni selle hetkeni, et mulle öeldi, et aga Priit, et Eesti rahvas on, rõhutame, ülekaalukalt otsustanud, et sina oled just see seksikas mees, nii et siis ma tegelesin selle teemaga rohkem ja siis võtsid seda kui paratamatust, nii et nüüd on nii ja siis tuleb sellega edasi elada. Eesti kõige seksikam paps. Jep. Ja siin on Eesti kõige seksikam naine suure algustähega. Tegelikult on see minu meelest lihtsalt üks nagu lõbus ja tujutustev preemia, et oma teiste auhindade kõrval, mida sa elus pälvinud oled, läheb ta samasse riiulisse või natuke eemale? See ei ole oluline tegelikult selles mõttes, et see on ju publiku poolehoid eelkõige ja ma ei ole kindel, et nad päriselt mingisuguse maagilise seksikuse alusel seda auhinda määravad. Nad lihtsalt väljendavad oma poolehoidu, selle auhinna nimi on juhtumisi seksikas, no olgu peale, aga kui see oleks rahvalemmiku kategoorias olnud, oleks ilmselt selle võitnud. Ma arvan, et seda võib vabalt nimetada rahvalemmikuks ja suure rõõmuga. Jah, Evelin ütles kõik ilusti ära. No Priit, kas me saame nii, et sa korraks meie kaamerasse ka jagaksid seda seksikust niimoodi, nagu sa lavalt enne jagasid? Me ei tabanud seda hetke lihtsalt, sa niimoodi pritsisid rahva poole ja pühendasid seda kõigele. Jaa, see oli väga lihtne, see käib niimoodi. Opa! Ja ongi. Te olete ka nüüd saanud seksikusega pihta ja lähete ainult seksikamaks. Ime armas. Aitäh teile ja palju õnne selle tiitli puhul. Aitäh!